No nii, kallid saali jalgpallisõbrad, futsal on tagasi. Saali jalgpalli meistriliiga 2025 saab alguse Tartu vallas või tähendab Nõo vallas ja Kolmane müür, ehk siis kas minnakse ja lüüakse ära! Tartu Inter, issand jumal, punken, Tartu Inter ühesõnaga 1-0 peal. Ai. Ivanov uuesti tagant läbi, Vnukov, Erki on täitsa olemas, väga hea sööt läheb praegu läbi. Erki lööb löögile! Ette risti! Nätaki, 1-1. Unker partner lööb tagasi ja nüüd läheb huvitavaks. Miski... Kool ei ole väga head varianti praegu, ainult Maksimi Trofanovi kaudu ja pikk ette. Yes. Rakačevski teeb omaks. Braiko hea sööt Tünini juures. Kas Tün läheb löögile? Ja proovib seal selline poole... Ivanov, Štjuf. Padubne avaldab, Padubne lükkab lihtsalt Braiko ära. Nüüd 2-2 rünnakas. Rakačevski võlub siit midagi välja. Löög, ja Mark Boskin peab sekkuma, nüüd jõuab ka Vnukov tagasi ja Mark Boskin mängitakse läbi Padubnit, no siin Braiko poolt on nagu selge viga ja see on otse kollane, et siin ei ole küsimusi, ma arvan, mitte kellelgi Richard Toomi suunas, küll on aga küsimus. Oi, suurepärane võimalus oli praegu bunkeril 2-1. Mitrofanov, Kurenko tuleb appi, eksib sööduga ja mängib käega, ei mängi ka. Kaugelt, hea sööt praegu Mark Ivanovi poolt ja Deniss Vnukovil oli suurepärane võim. Pikk pall ette. Becker, kas keerab Elchi maha ja keerabki ja kas lööb ja ei löö ka ja Mark Boskin. Save. Väga ohtlik moment praegu. Saab mängida läbi Boskini ja seda Ivanov ka teeb. Nüüd saab Boskinil on tegelikult ülipalju ruumi, väga kompaktselt ja väga madalalt mängib Inter, suurepärane idee oli Padubni. Selle võistkonna poole peal, et ei ole, no vaadake, kui kompaktselt kaitseb praegu. Tähelepanelik vaataja näeb, et siin on, käib selline vaibaalune kerge save, Mark Boskin. Maksim Karač praegu ainult ühe mehe müüri. Kurenko taha postis ja Ivanov kas läheb löögile. Ja ei saa. Ivanov keskele. Maksim Karač. Jooksul kaks top-tõrjed Tartu puuriluku poolt. Elchi, kiired jalad. Ja nüüd Rikašetist 2-1, Trevor Elchi. No nüüd me saame näha, mis hakkab juhtuma. Kas Inter murdub? Oi, suurepärane löök Štjüfi poolt. Lati ja Maksim Karač, mees omal kohal jällegi. Interi väravaht on väljakul oldud, jooksul teinud, on tänuväärne, aga Boris Padubny 3-1, et just jälle läbi Boskini. Boskinil on varsti võistkondlikult, ma tea, statistiliselt kõige rohkem puuteid ja võistkonna kapten Deniss Vnukov. 1-4. Siin ei olnud Padubny läbi Vnukovi. No Elchi üksi nüüd lendavad välja vaikselt ja ja 1-5. Väga kindel alumisse nurka. Mõõdetud tugev mööda maad. Midagi enemat polegi vaja. Ja, see. Elchi! Oi, kerge rikošetiga. Muudab natukene tõenäoliselt seda pall trajektoori ja Maksim Karačil kohe on probleem, et oli keeruline, pall jäi kuskile käte vahele. Toppama
bunkeri kasuks, et siin juba siuke formaalsus, et kas 3 sekundiga jõuab Tuunin löögile, kas lööb ära ja ei löö ka ja sireen ja see mäng on lõppunud. Tartu FC Inter ja Tallinna bunkerpartner mäng on lõppunud seisuga 1-6 ehk siis bunker